Nah, mate. Oh, knock, knock. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Sorted it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But sorted it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow. One little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound, yeah. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. No nii, täna on meil siin 23. ning tulime siis õega täna maale ja tulime siia külakeskusesse, et teha siuke väike kergem trenn. Mul on siis see nädal kerged trennid ja selle nädala esimene trenn oli see. Ja Krissu läks nüüd koju, aga mina teen veel siin 40 minutit kardiot. Panen YouTube'ist mingi Karini vlogmassi ilmselt käima ja teen selle kardio ära ja siis koju sööma, sest kõht on tegelikult nagu päris tühi. Ma olen täna tegelikult natukene liiga vähe söönud, aga ei ole hullu, peab vastu. Kerge liigutamine oli hea, vahelduseks nagu kergemate raskustega teha, aga lihastunnetuse sai küll nagu mõnusa kätte. Ja mis ma tahtsin siin veel korraks rääkida, on siis kaalust. Mis see kaal siis nagu mul teinud on? Üle-eelmise nädala reedest kuni eelmise nädala neljapäevani kukkus mul kaal lihtsalt 3 kilo, aga see oli puhtalt vee arvelt. Et mul oli näiteks lõpuks kaal 62,9, mis oli nagu ebareaalne, et nii lühikese ajaga, aga ma arvan, et siin nüüd langes kokku 2 asja. Minu tsüklifaas, nutaalfaasi esimene periood ning haigus, mille ma sain. Ja ma ei tea, mis mul täpselt oli, aga igal juhul kehva enesetunne, köhanohu, palavikku ei olnud, aga lihtsalt öine vetsuralli oli korralik. Ma käisin mingi 10-12 korda vabalt öö jooksul WC-s, ma ei maganud hästi ja tänu sellele veekaotuse tõttu oli ka mul sellist pearinglust rohkem, uimasus, trennides polnud minekut, kuigi ma tegin eelmine nädal ikkagi enda rasked trennid ära, kuigi Siim ütles mulle, et ma võiksin juba ka kergemalt teha, aga kuidagi nagu jõudu oli ja mõtlesin, et kuna mul see nädal on kerged trennid, kuna ma olen maal ja ma ei saa siin niikuinii kõike teha nii nagu peaks, siis ma eelmine nädal pigem ikkagi pingutasin ära need rasked trennid. Ja tegelikult oli pärast rasket trenni enesetunne ikkagi parem. Ma jään siin seda kätt praegu üleval, et filmida, sest mul ei ole kuhugile seda telefoni panna. Aga veel kossib ära, sest et viimane harjutus oli just õlale. Igal juhul siis pärast seda haiguse jama, muidugi mul algasid varem kui pidid algama ja loomulikult olid need valulikud, et mul siin alles eile pidid olema mul kliendid, aga ma tühistasin sellepärast, et mul oli hommikul nii halb olla, et lausa iiveldas ja sellised krambid, et ma olin suht kägaras maas, et ma olin valuvaigistite võtmisega natukene hiljaks ja siis oli ainukene asi, mis aitas soekott või see infrapune vöö, Northern Beauty oma, mis mul on, aitab nagu mega hästi, nagu
nii hea asi. Nii, ja nüüd ma siis olengi maal. On jõulud. Tööasjadega olen saanud ühele poole. Täna ma tahaksin võib-olla või homme natukene monteerida videot, eelmist vlogi kokku panna ja siis midagi head süüa teha ja nautida kvaliteetaega perega. Aga aitab lõbisemisest. Ma ei tea, palju ma jõulude ajal jagan. Lastele hullult meeldib alati, kui ma vlogin. Ja täna ka, kui ma siia maale tulin, siis taustaks käis jälle minu vlog. Et neile hullult meeldib neid vaadata. Et nii tore. Ja nad alati küsivad, et kas teeme vlogi ka. Et jah, aga vaatan, palju ma jagan üldse. Aga püüan rohkem olla hetkes ja nautides tunnen, et nagu vajan seda. Sain trennis käidud ja tegin endale siin lihtsalt kiired maisigaleti peal kanasingiga, pasteeti käisin ostsin poes, sest ma ema tehtud pasteeti ei saa praegu süüa. Ja siis need krabipulgad isutasid ja üks väike kohvi ja siis ma saan ruttu köögitoimkonnaga pihta hakata, et näitan ka, mida ma täna endale süüa teen. Ja aga ühesõnaga tund aega kardiot sai mul tehtud, trenn sai tehtud, selline kergem jälle. Ja nüüd ma siis söön, naudin ja siis juba köögitoimkond. No ja ma käisin pesus ja selline sasipea ma praegu olen, et ei viits praegu midagi sättida. Kell on juba 2, aeg läheb täna mega kiirelt. Ema tuleb töölt koju kell 5 ja ma arvan, et me 6-7 katame siis laua. Aga jah, nii hea on olla, et trenn on tehtud, sammud sain täis ja saab nautida kokkamist natuke. Kaalusin välja endale süüdi, verivorsti. Siin valmivad kanapallid ja neile valan peale selle kastme. Ma tegin nii palju, et saaks teised ka võtta. Teistel on siin kanaköögiviljad ja ma tegin ka juurikaid panni peal lihtsalt hautasin poolenisti. Et see siin on lilla porgand, mis andis siis teistele ka värvi. Siis ma olen ammu tahtnud proovida ühte piparkoogi taikna retsepti. Kui see õnnestub, siis ma jagan siia ka, aga tainast sai valmis ja lasen sellel veel külmkapis seista ja siis proovib teha. Nii, minu taldrik. No, väljas selline. See feta kodüüstu tüpp on mega hea. Ja salvesti puhlasalat, kanapallid, sült ja köögiviljad. Juua mitte müüa. Mis mõttes kullaga? Kulla tekib.
Mis sa teed? piparkooki. Ma tahtsin ühte retsepti katsetada. Kuna me proonitseme. Nii. Hello. Täna on meil 25. ja no vaadake ilma. Ilm on küll nagu täiesti masendav. Üldse pole mingit jõulutunnet kui väljas olla. Ja siis ma mõtlesin, et alguses, et lähen täna jalutama lihtsalt, aga kuidagi üldse ei kisu sellise ilmaga lihtsalt ja siis ma ikkagi otsustasin, et ma lähen teen oma kardiosaalis, jõusaalis ja kergetrenni ka, tund aega kardiot. Ja siis on nagu tänane aktiivsus tehtud, et kell on siin mingi, ma ei teagi, 12 äkki. Hommikul ärkasin üles, tegin endale lihtsalt mingisugused kiired maisipaletiga põikud, nii et ja 2 muna, et selline valgurohke hommikusöök hoiab kõhu täis. Haarasin poest endale värska, et korralikult vett juua, sest see kipub mul vahepeal ununema. Ja mis seal ikka, lähen teen trenni ära ja täna on siis meil põhiline, ma tegin magustoidud, panin ära sügavküll, ma tegin seda piparkoogi pannakotta mustelaadset asja mingi selatiiniga. Peale panen siis piparkooke ja pohlakastet eile tehtud piparkoogid purustan ära, mis päris maitsevad isegi. Ja täna on veel plaanis küpsiseid teha. Et neid kanapalle ma rohkem juurde ei tee, sest neid ei üle piisavalt. Ja siis ongi põhimõtteliselt köögitoimkonnaga kõik. Aga nüüd siis trenni. Nii, esimesed pool tundi kardiot on tehtud. Nüüd ma teen jõutrenni ja ma vaatan, kas ma jaksan teha veel pool tundi. Tegelikult ma nagu ei pea, sest mul on selle nädala jooksul veel aega teha kardiot. Aga vaatan, kas ma tahan liigutada. Aga alustame siis trenniga. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a flight to get up in ya. We love is charging. I can't waste my time with someone slowing me down. So high, I'm floating. I'm shining in my prime. Start rolling over 'cause you can't take my crown. I'll always be 10 feet off the ground. My crown. I'll always be 10 feet off the ground. Can't take my crown. Mõtlesin, et ma ei higista täna, aga palavan siin, et igal juhul mul sai siis tehtud kokku tund aega kardiot ja jõutrenn ka selline kergem, nagu te nägite. Ja ma ei tea, mul viimasel ajal on nagu täielik body dysmorphia, et tunnen ennast paksuna või kas just paksuna, aga nagu selline mitte nii õhukesena kui võiks, aga ma arvan, et see on sellest, et mul siin vahepeal oli täielik veekadu ja kaal langes meil kiiresti, siis ma tundsin ennast mingi mega õhukeselt ja mega pisikesena, et aga samas oli ka lihas nagu tühi ja siis nüüdseks on siis see vedelik nagu püsima jäänud, et kaal on tagasi natukene üleval pool, mis on tegelikult hea, sest et 3 kilo nädalaga nagu on ebareaalne kaotada kaalu ja et see sinna ka jääks.
aga igal juhul nüüd mul on trenn tehtud, nii hea tunne on, et aktiivsus on tehtud ja lähen siis koju ja saab tänast päeva nautida. Nonii, kokandusnurk. Mis me täna teeme? Kaeraküpsiseid. Kaeraküpsiseid, jah. Me oleme kunagi teinud neid, on ju? Ja, me teeme iga aasta. Eelmine aasta, kui ma Austraalias olin, siis me tegime Lukaga. Ma ei tea su koodi. Võtta see pilt lahti. Nii suure. Hästi suure poolt. 340 grammi. Vaata ära nüüd see vastu minna, kaalume nüüd. 340 grammi. 341 gramm. Jah. Hästi ära, ära jahu. See on hea lõhnaga. Seda läheb nüüd, kuna linasel jahu sul ei ole, on ju? Purstatud linasel, okei. Siis me paneme mandlijahu natukene selle asemel. Mandli? Mul on mandlijahu. Siis Jah, paneme mandli ja kes mandli sööb? 220, 220. Tead või? Nii. Kui palju peab panema? Seda peab panema 150 kilovi? Ei, 35. 35 grammi. Oota, võt pane lusikaga ja Lisandra jälgib, et 35 oleks sees. Oota ilusasti. Kolm, viis. 25 kilovatega. Nii, ja natuke veel. Hästi. Natukene veel. Täpselt 35. Väga tubli. Mina panin 6. Läksid valesti. Oota, ma võtan korra. Peaaegu lihtsalt. Peaaegu. Mina. See on korra mõte. Läheb piparkuhu maitseainet ka. Mina panen. Mina panen. 200 peab olema või? Ei oota. Pane ikka korralikult. Oota, ma näitan sulle. Siit ikka korralikult hakata niimoodi, et see täis oleks. Nagu siuke. Ma panen ka. Võta. Ja. Oota, ma aitan. Nii. No pane siia sisse see. Suhkur tuleb paustada koos võida. Filmib seal. Suhkur on meil siin. 150 grammi, üks visnud. Ma tean, ma olen kuulnud. Käsi hakkab väga valutama. Sest siia läheb nüüd või, 200 grammi võid. Siis me paneme selle KitchenAidi. See oli nii hea. 47, 72. KitchenAid. Nüüd vahustame. Panen punki juurde. Sul oli see kodus kõik. Vaata, ma näitan, kui ma käisin. Pruun maja on ju. Meil läheb siia meil assi. 80 grammi, aga ma panen seda ise, seda on raske panna. Üks. Nii. Teise ka. Nii olen üks. Ja 2. Ma panin siia juba jõhvikad ka sisse. Nii hakkasime nüüd pallikesi tegema. Nii, võta nüüd. Vormi siis pall sellest. Lisandra, sa ei tahtnud või? Oo, sai midagi. Suhkrub seal. Suhkrulaksu sai või? Selline tainas tuli. Ja kohe teeme palliga.
mäletad, kui me ükskord minu juures tegime neid, mis sa tegid nende kätega pärast? nii või? Sa tegid niimoodi. seal on. On hea või? Aga mis jääd siis teda? Šokolaadi. Aisa kell, kella kaugel. Armas valge jõusand on nelja tormav nüüd. Aisa kell, kinguluurusmäe. Aisa kella helina, meil on jõulud jälle käes. Hei ja ilusat alanud 2026 aastat. Et siin on juba meil 3. ja pühapäev on. Tulin siin jalutama. Eile käisime rabas jalutamas, täiega mõnus oli. Et natuke raske oli seal küll kõndida ja mitmeid kordi nagu ikkagi komistasin, aga muidu oli täiega mõnus, hästi ilus lumine. Aga aastavahetus möödus hästi rahulikult, koduselt, tubaselt sõime head parti, et õhtusöök oli väga hea, ise ei pidanud tegema ja väga hea magustoidu. Siin mina tegin magustoidu, tegin seda leivamiisut, mis on minu retsepti raamatus ka täitsa olemas. Polnud ammu teinud ja nagu kuidagi täiega hästi sobis sellesse õhtusse. Aga jah, ma arvan, et on aeg see vlog võib-olla kokku võtta, et pole nagu väga palju siin filminud vahepeal. Olengi nautinud pühasid, puhanud. Et siin mõtlesingi, et alles homsest alustan jälle tööpäeva. Kaalunud ma jupp aega ei ole, sellepärast et ma pole väga palju kodus olnud. Viimati kaalusin oli 64 ikka ja nagu tunne on, et kaal seisaks, aga ma arvan, et no ikka teistmoodi toit ja mida ma olen mokrodesse mahutunud. Aga eks näis, homme saan kodus kaaluda. Täna õhtul lähen koju. Mul on veel selle nädala tund aega kardiot teha. Ja siis on selle nädala trennid ja kardio tehtud ja uus nädal uue hooga. Uuel nädala sees lähme Vaagenkülli. Ma ei ole seal kunagi käinud ja seal on hästi ilus talveolumaa ja oleme seal siis 2 ööd. Puhkame, naudime spaad, käime jalutamas, seal pidi mingi matkarada olema ja lihtsalt kvaliteet aega. Et ei ole seal käinud, aga ammu olen tahtnud minna ja mõtlesin, et miks mitte aasta alguses. Jah, aga ega midagi, trepp läheb ikka edasi, kuidagi pühad on peetud, nüüd on selline fookus rohkem paigas ja saab korralikult keskenduda siis trennidele ja trepile ja tegin endale selle aasta vision board'i, mille panin siis arvuti töölauale ja telefonile ka, et oleks eesmärgid kogu aeg siis silme ees, mida ma sellelt aastalt ootan, mida ma soovin ja millelgi ma tahan konkreetsemad eesmärgid kirja panna ja tegevusplaani ka, et oleks mingi siht kogu aeg silme ees. Ja ongi kõik, natukene veel jalutan ja kohtume siis järgmises vlogis ilmselt.